Tervist, järjekordne vlog ja mina olen lahti MK-l. Siin tuleb 2 sprinti ja 50 kilomeetrit. 50, vaatame, kas sõidan ja saab huvitav olema, sest see on viimane MK. Viimane MK ehk video alguses näitan, mis toimus lahti MK-l ja siis pärast räägin, mis toimus peale seda, kui tegin vereproovid ära. Lisaks väike hooaja kokkuvõte ja ka ennustusvõistluse võtame kokku, mis sai siis hooaja alguses tehtud. Ja vaatame, kes selle võitis. Aga nüüd tagasi lahtisse. Ja juba olengi lõpetamas sprindi soojendust. 20 minutit on stardini. Rada on ühes kohas ülipehme, teises kohas täiega jäine. Aga põhimõtteliselt ma mõtlesin enda eesmärgi välja. See on see, et ma üritan algust minna nii kiiresti, kui ma jaksan ja siis lihtsalt hoida. Aga praegu tuleb vetsus ära käia, väike särgivahetus ja siis lähme starti. Läksin küll alguses kiirelt välja, nagu ma plaanisin, aga seda ma ei teadnud, et poole peal isegi pole vahepunkti. See oli alles suht lõpu osas. Ja mida ma ka ei teadnud, oli see, et juhtub väike õnnetus. Põhimõtteliselt üks rajaosa oli läbitud ja kohe tuli laskumine. Enne seda oli 2 kurvi, millest esimest kurvi ma ei läbinud nii kiiresti, kui ma oleksin tahtnud. Ja siis teise lükkasin veel kõvemini hoogu, et saada laskumisse hea hoog. Aga see hoog kadus täiesti ära, sest enne seda läks mul tasakaal jumal ära. Ja ma kukkusin ja kohe nägin, et ka Kaigas oli kukkumise käigus katki läinud. Pikalt peale seda sõitsime ühe kaikaga. Sain küll lõpuks uue, aga motivatsiooni enam polnud, et kiiresti sõita. Ja põhimõtteliselt sõitsingi siis sealt rahulikult lõpuni. Muidugi. Täiesti lõpp. Ma arvan, et see mu elu kõige kohutavam võistlus ma teinud olen. Esiteks ei jaksa lihtsalt 0 minekut. Veel nagu Tallinnas oli veel isegi nagu hea selle kõrdes, mis täna oli. Ja siis jalad jumala pehmed, tuled sealt pehmest tõusust ülesse. Keerad nagu vasakule, järsku suusad alt ära, laks vasaku külje peale persali. Vaatan, parem Kaigas katki ka veel. No ja lükkasin sealt laskumisse ära. Vaatasin, kuskil Kaigast ei ole. Päris pikalt sõitsin ühe kaikaga. Ja siis mingi kaika sain, aga ega mul juba tagumine sõitis mööda muust ja ega seal tead, peale kukkumist oli teadnud, ega ilma kukkumiseta ma oleks siin raskelt top 50 võtta ja nüüd olen, ma arvan, pikalt täiesti viimane. Ja kõige haigem on see, et mul tiim sprindis läks vaata see kuld tagurpidi ja siis see tuligi täiesti ära, nii et ma nagu ei teinud seda korda ja mõtlesin, siin lasen ka veel korda teha. Ja Aivar enne võistlus küsis mult varu Kaigast. Ma andsin talle ainult vasaku käe oma. Ütlesin, et ma ei plaani nagu lõhkuda. Ja siis ütlesid, et vaatame, et kurat oigus sa saad, kui parema ära lõhud. Ja rääsid selle esimene asi, siis ma mõtlesin, kui ma selle perseli õnnin ja sain aru, et parem Kaigas on katki, et mul isegi raja ääres ei ole parema käe Kaigast. Kuigi ega lõpuks ma ei teagi, mis ma sain. Neutraalse kaika mingi leki sain. Aga ma ei pannud seda kättegi nii, et siin ei olnud nagu midagi. Täiesti lõpp. See on nagu, nüüd ma mõtlen küll, miks ma siia tulin. Enne ma juba veits mõtlesin seda, sest see on nukker. Vaatame, Ralf tuleb. Ralf enda ees olevale vennale on kindlasti lähedamale juurde tulnud. Liigutus on ilus. Täitsa ilusti tuleb finišisse. Hästi. 64, 10 sekki kaotust. Sellel rajal ei tundugi kõige hullem olema. 10 sekki kaotust. Hea küll, ma vaatan, saan selle kaika äkki kellelegi tagasi anda ja nutan kuskil. Nii, nüüd olen suusatamas, veid sain enda tegud üle järgi mõelda. Nagu see story on nii haige, et ma lihtsalt nagu just see, et okei, mul ei olnud seda Kaigast nagu veits minu viga, et ma nagu ei teinud ise seda korda, mõtlesin, et ka veel lasen ise korda teha, siis on korralikult tehtud, vaata. Okei, minu viga. Siis muidugi Aivar ütleb, oi, kui sul parem Kaigast läheb. Ja siis muidugi Alev ütleb siukse lause, et nüüd ma loodan, et sul läheb parem Kaigas. Et nagu mis näha siis mis juhtub, kui mul parem, sest ja läkski parem ja ma kukkusin vasaku külje peale, mu käsi jumal palus, ma pärast näitan seda. Nii haige lihtsalt nagu, kuidas siuke asi võimalik, kuidas see on nagu isegi veits naljakas, aga tegelikult on nagu nukker. Aga ma ei jäänud viimaseks. Ma ei jäänud 94. Kohutav. Nagu suht nukker.
oleks, kui see oleks mu viimane start, aga homme on tiimsprint ja sama asi, nii et saan enda teo nii-öelda parandada, loodame. Aga ma tulin jah peale sõitma veidi siin Lahtis. Isegi jah, suht head suusarajad, aga üks asi, mida ma enda elus ei ole näinud, on selline asi, et suusaraja kõrval on reklaam, et vali mind. Arvatavasti siin Soomes tulevad siis valimised. Siuke vend nagu Ahti Vainio 124 on pannud enda posterisi ülesse, nii et samas inimesed sõidavad, nii et reklaam toimib. Väga õige. Hea küll, ma sõidan nüüd veits peale ja siis Pulles sai edasi jälle ja siis lähen aitan teda stardis, et staffi meil siin veits vähem, nii et saan talle jopet hoida ja siis näidata, mis seal stardis toimub. Lähme sinna. Ikka veel mits kõverab peas, keerame sirgeks, aga nüüd 9 minutit stardini filmime Pullest, jookseb, soojendab. Oi, kaamerad jälgivad Jasmit. Oi, vaata, see kaamera filmib sinna. Oi. Oi, ja Pulles on suures kaameras ja mina ka. Helikopter. Lehvitab ka veel ja see on crazy. What the hell? Nii, siit lähen kohe otse järgmisele päevale, kui oli tiimsprint. Ei taha seda videot väga pikaks ajada, ehk suht suure osa lõikan välja. Aga põhimõtteliselt jah, minu tunne oligi sama, mis eelmine päev. Aga kuna olin Lahti tulnud ja meil oli 3 meest, kellest üks ei sõida sprinti ja valmistus 50 kilomeetriks, siis pidin starti minema. Soojendusel oli okei, aga kui võistluseks läks, siis mul lihtsalt oli keha tühi ja polnud endast midagi anda. Tõuge oli tühi, tegi liigusse ära, aga edasi see mind ei viinud. Ja nüüd kuulake, mis ma rääkisin siis peale võistlust ja peale seda räägin, mis sellest edasi saanud on. Nagu see ei ole mina, nagu midagi peab valesti olema. Ma nagu pingutan nii, kuidas ma jaksan ja kaotus tuleb nii suur ja kaotan meestele, kelle ma pole kunagi kaotanud. Ükskõik, mis seis mul on. Ma räägin, ma pole ennast hästi tundnud ja nagu tänane nagu isegi soojendusel ei olnud nii hull. Mõtlesin, äkki. Aga lihtsalt ei jaksa, mingit värskust ei ole, mitte midagi ei ole lihtsalt täiesti nagu kohutav, tühi. Ongi siuke lihtsalt nagu midagi on valesti, midagi on puudu, täpselt selline feeling on, midagi on valesti. Aga kui enne ma ei tahtnud nagu mingi vabanduse tuua, et äkki peab koju minema vereproovi tegema midagi, siis nagu nüüd on raudselt homme esmaspäev, homme ei ole esmaspäev, igatahes millele iganes on ESA variant, et saada vereproovid, mingid testid, lihtsalt täiesti tühi. Öösel magan 10 tundi, ärkan täiesti väsinud ja nagu see sõit oligi täpselt selline. Lihtsalt mingit värskust ei ole, mingit powerit ei ole. No nii, ja nüüd räägin siis, mis peale seda saanud on. Et jah, Lahti oli päris jube ja see pani mind mõtlema, et äkki on midagi hullemat kui lihtsalt mingi külmetushaigus või ma ei tea, väsimushooajast. Arst kirjutas mulle välja vereproovi ja ma läksin, tegin selle ära. Natuke aega läks mööda ja kui siis mulle arst helistas, siis ma juba sain aru, et okei, midagi on halvasti. Võtan telefoni vastu ja esimene asi, mis arst ütleb on, et mäletad, et vaata sa ütlesid, et kuidas sa tunned, et väsinud ja energiat ei ole, et ma saan väga hästi aru, miks sa niimoodi tunned. Peale seda tuli hästi palju sõnu, millest ma isegi väga hästi aru ei saanud, aga need olid päris hirmsad. Et mille kõigega ma olen kokku puutunud ja mis haigused ma läbi põdenud olen. Seletan siis ära teile nüüd natuke lihtsamalt. Põhimõtteliselt, mis haiguse ma sain enne MM-i oli mükoplasma infektsioon ja selle haiguse tõttu läksid ka päris paljud teised näitajad ülesse, näiteks mais, mis ma läbi põdesin kopsuklamüüdia ja millegil olen ka läbi põdenud mononukleoosi ja nüüd hiljuti olen ka läbi põdenud koroona ehk jackpot. Aga et haigus lühidalt välja seleta, siis põhimõtteliselt jah, mükoplasma, see sõna, põletik, mis tekitab köha, väikest palavikku, peavalu ja väsimust, millest siis nendest viimasel väsimust ma tundsin kõige rohkem. Kus ma sain need kõik haigused, pole õrna aimugi, et see aasta ma veel eriti üritasin hoida, aga võib-olla MM-i laager oli päris korralik ja väga palju trenni, immuunsus oli nõrk ja hakkas ülilihtsalt ligi mulle, et vahet ei ole, kas või lennujaamast võisin selle saada. Peale seda arst kirjutas mulle välja antibiootikumi kuuri, mille ma nüüd olen siis ära teinud. Ma tahaks öelda, et on natuke paremaks läinud,
aga ega tegelikult ma väga ei tea, aga õnneks ongi mul praegu see aprill, kus niikuinii ma oleks rahulikult võtnud ja nüüd ma võtan veel ekstra rahulikumalt, et ma ikkagi taastuksin ära ja oleksin valmis siis mais jälle trenni tegema hakata ja saaksin siis rahulikult ja ilma haigusteta olümpiaks valmistuda. Ühesõnaga jah, väga huvitav on vaadata tagasi, mis ma rääkisin siin video alguses kui ka näiteks Trondheimi video alguses, et energiat ei ole ja kuidagi nii palju peab sundima ja nagu sellel kõigil oli põhjus haiguse juures nagu, aga ma arvasin, et lihtsalt hooaja väsimus ja väike siuke mingi külmetus ja kohe läheb paremaks. Tegelikult nii lihtne see ei olnud. Ehk siis põhimõtteliselt kõik võistlused, mis ma MM-ist alates tegin, ma tegin täiesti haigena ja veel tagasi vaadates, et ma suutsin ikkagi MM-il 39. koha sõita, siis tundub isegi niimoodi vaadates päris hea. Aga eks me ei saa seda kunagi teada, mis oleks olnud, kui poleks seda haigust olnud. Et mõnes mõttes on see lohutus, et ma ei ole nii halb, nagu ma olin MM-il ja võistlustel peale seda, aga samas päris ei ole ka, et siuke haigus ei ole naljaasi ja sellest taastumine võtab aega, aga nagu arstid ütlesid, siis tegelikult aprilliga peaks juba täitsa heaks minema ja saan rahulikult mais oma ettevalmistustega peale hakata. Võtame ka hooaja kiirelt kokku, et Mart ma väga pikalt isegi ei räägi, et mul enne tuli ka YouTube'i alla üks küsimus, millest ma võib-olla räägiks pikemalt, aga praegu ma ei tee seda, et äkki näiteks siis, kui ma mais juba trenni teen ja esimene vlog tagasi, siis äkki seal räägin natuke pikemalt. Et jah, selline huvitav hooaeg, tegin enda nii-öelda isikliku rekordi, sõitsin karjääri parima tulemuse, 15 koht Toblachi MK-l. Lisaks sinna juurde siis olümpiarajal sõidetud klassika sprindi top 30, mis annavad mulle nii-öelda lisamotivatsiooni järgmiseks aastaks. Ja siis ka mis oli, et ma eesmärki ei täitnud, kuigi tegelikult ma ei olnud ka väga-väga kaugele selles, et ma mõtlesin, ma teen sammu edasi, aga ma tegin siukse natuke väiksem sammu edasi, kui ma lootsin. Et kui ma eelmine aasta sõitsin top 40 ainult korra, siis see aasta ma sõitsin 9 korda. Ja paljud olid siuksed napikad, et napilt jäin top 30 välja, ehk järgmine aasta tuleb see kindlasti ära parandada. Selles mõttes jah, et siuke kahepoolne, et mõnes mõttes ei saa kindlasti rahulolu aega, aga samas ma näen mingit edasiminekut. Ja ma arvan, et tegelikult see annab nagu eelduse, et nüüd veel aasta treenides ja need pisiasjad, mis ma saan ära teha, kõik kas või haigused ja kõik need asjad paremini teha, siis mul on lootus sõita nii sprindis kui distantsis stabiilselt top 30. Aga meil oli ka ennustusvõistlus, räägin siis, kuidas minul läks ja siis vaatame, kes võitjad olid. Mina ennustasin, et minu parim koht MK-l tuleb 12, tegelikult oli see 15 ehk -3 punkti. Parim koht MM-il ütlesin 18, tegelikult oli see 39 ehk -21 punkti. Koht Tallinna MK-l ütlesin 24, tegelikult oli see 54 ehk -30 punkti. Ja mitu kulda võidab Kläbo, mina ütlesin 10, aga tegelikult see vend ei ole reaalne, et ta sai 22 kulda 6 MM-ilt ja ülejäänud siis MK-delt ja mina ütlesin 10 ehk siis -12 punkti. Need kõik kokku ja minu skooriks jäi -66. Ja nüüd siis top 3. Kolmanda koha sai skooriga -48 Trackster 100. Teine koht skooriga -46 Mr. 17 1. Ja võitja skooriga -35 ehk täitsa hea Jergo 943 ehk palju õnne võitjatele. Ma panen ka kõikide skoorid ja edetabeli kuskile kommentaaridesse, et saate vaadata, kuidas teil läks ja ei pea ise arvutama. Võitjad, ma üritan teiega kuidagi ühendust saada, kas või Instagramis kirjutage mulle või igatahes proovime kuidagi kontakti saada ja ma saadan teile auhinnad. Minu arust see ennustusvõistlus oli täitsa siuke huvitav, poleks see hooaja lõpp nii halvasti läinud, oleks kindlasti palju huvitavam olnud, aga saamegi järgmine aasta uuesti teha. Aga jah, hetkel lõpetan selle video siin, lähen puhkan edasi ja teiega näeme juba järgmises videos. Seniks pange like, subscribe ja nägemist. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chanel'i kombe. Olen ma puhas, ei pauguta komme, pilske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chanel'i kombe.